Prohvet Aamose raamatus tuletan meelde veel ühte salmi, aga õigus voolaku nagu vesi ja õiglus nagu kuivamatu jõgi. Terve see prohveti raamatu lõik oli karm sõnum omaaegsetele kirikus käijatele meie mõistes, kes Jeruusalemma templis ohverdasid ohvreid, põletus- ja roohvreid ja pidasid uhkeid ja vägevaid jumalateenistusi, aga kelle jaoks prohveti hinnang oli hukkamõistev. Ja põhjuseks ikka see, et kirikus, jumalateenistusel, templis kõik on ilus, kõik on suunatud Jumala poole. Räägime ilusaid asju, ütleme kauneid palveid, laulame imeilusaid laule. Ja siis läheme välja ja elame nii, nagu Jumala sõna ei olekski meieni jõudnud. Nagu Jumala sõna ei olekski meie teerajale lambiks, nagu täna psalmipalves nii kaunilt laulsime. Tänapäeva ilmalik inimene ehk väga palju ei tegele rituaalitsemisega, Jumalale ilusate laulude laulmisega, jumalustele ohverdamistega. Aga ta teeb tegelikult seda sama asja, mida Vana-testamendi prohvet ette heidab omaaegsele inimesele. Teeb teisejärgulisest keskse. Tänane inimene ei too roa ja põletusohvreid, küll aga ohverdab ta oma aega, mille võiks veeta näiteks perega või selleks, et hoolitseda oma puhkuse ja tervise eest. Ohverdab ta töö jumalusele. Naablite ja kannelde asemel on järjest moodsamad ja uhkemad nutiseadmed, millest arvame, et need teevad meie elu väärtuslikumaks. Vagamate laulude ja palvete asemel räägime sellest, kui palju me oleme teinud, kui palju oleme jõudnud ja mis meil kõik veel ees seisab. Kui toonane inimene läks Jumala teenistusele ja läbi oma suhte Jumalaga arvas oma elu muutvat väärtuslikumaks, siis meie sageli arvame läbi selliste teisejärguliste ohverduste ja väärtuste esiletõstmise muutvat oma elu õnnelikumaks, väärtuslikumaks, tõelisemaks. Kas ka meie puhul ei ole tulemuseks seesama, mis vana aja inimesel, suurem pealiskaudsus ja väiksem võime märgata seda, mis päriselt loeb. Üha enam räägitakse tänapäeval vajadusest lihtsama elu järele. Minimalistlik eluviis on midagi sellist, mida lausa kursustel õpetatakse. Kuidas elada nii, et su elu oleks lihtne. Ja esile tuleks see, mis on ilus, mis on puhas, mis on päriselt oluline. Üks selliseid koolitajaid ja minimalistliku elu teemal blogijaid Joshua Becker kasutab ühe motona keskaegse müstiku Kempise Toomase sõnu, kes ütleb, et puhtus ja lihtsus on kaks tiiba, mille abil inimene tõuseb lahti maast ja kõigest ajalikust. Nii ei ole see lihtsuse taotlus lõpuks mitte midagi ainult tänapäevast, kuidagi läbi aja inimesega kaasas käinud. Ikka kipume oma elu elama keerulisemaks, kui ta olema peaks.
ja teinekord juhtub, et siis arvame, et mida keerulisem, seda tõelisem. Seesama Becker osutab, et fraasist kiirelt on saanud asendus fraasile hästi. Ennemalt küsiti, kuidas sul läheb, siis vastati hästi, nüüd on viisakas öelda kiirelt. Kui vana aja Aamose aegne inimene kiitis, et ta on Jumalale ohverdanud selliseid ja selliseid ja selliseid ohvreid, siis tänapäeva inimene ütleb, mul on pooleli need ja need ja need projektid ja kiitleb sellega, kui vähe tal aega jääb magada. Kui vana aja inimene kiitles vagamate palvete ja lauludega, siis tänapäeva inimene räägib suurematest majadest, ilusamatest autodest. Hävitava hinnangu saavad prohvetilt mõlemad. Nõnda, kui vana aja inimene arvas oma pühendumise, oma ohvrite vägevate lauludega oma Jumala suhte korda saavat ja oma elu tõelisemaks elavat, arvab ju tänapäeva inimene sama tegevat, lihtsalt teiste vahenditega. Lõpuks ei olegi ju küsimus autodes, majades või nutiseadmetes, vaid õiges tasakaalus meie elus. Vahel on hea selle tasakaalu leidmiseks üleliigse, keerulise ja lihtsa vahel balansi saavutamiseks küsida iseeneselt selliseid väga lihtsaid küsimusi, näiteks kui mitut kruusi ma vajan, et juua hommikul kohvi? Mitut särki või püksipaari on mul vaja, et ennast riidesse panna? Kui mitme inimesega ma pean kontaktis olema, ühendatud olema selleks, et tunda ennast armastatuna? Ja kui palju ja kaugele ma pean reisima selleks, et kohale jõuda? Selliseid Aamose-laadseid prohveteid on ajaloo vältel ikka tõusnud, kes on kutsunud esitama just neid küsimusi. Täna on kirikukalendris ühe taolise mehe mälestuspäev. See on püha Franciscus Assisist, kes suri 4. oktoobril 1226. aastal, olles ainult 44-aastane, aga kes suutis väga olulisel moel toonast kirikut ja kogu järgnevat kristlust oma lühikese eluga muuta. Ja mitte selle tõttu, et tal oleks palju olnud, vaid selle tõttu, et ta loobus paljust. Franciscus oli radikaalne minimalist. 20-aastaselt loobus ta oma jõukast kaupmehe seisusest, loobus kogu oma varandusest ja asus elama ühte väga lihtsat elu, isegi oma riietest loobus. Üks tuunika, üks supikauss, üks lusikas, sellest piisab, et tõeliselt elada. See eluviis viis teda lähemale loodusele, pani märkama ja väärtustama loodust, tema ande, selle eest tänulik olema, seda hindama. See viis teda lähemale ka teisele inimesele tema kõrval, eriti kannatavale inimesele. Ta läks pidalitõbisti juurde, nende juurde, kellega teised ei soovinud kokku puutuda. Ta läks vaeste ja põlatute juurde. Nõnda näitas ta ette, mis tähendab see prohvet Aamose kutse, loobuda sellest keerulisest ja vääralt hinnaliseks peetud eluviisist ja valida lihtsuse tee, mis tähendab, et sinu elust voolab õigus nagu vesi ja õiglus nagu kuivamatu jõgi. Franciscuse mõju kestab tänaseni. Just
Püha Franciscuse päeva eel peetakse ülemaailmset loodushoiukuud, millega osutatakse vajadusele märgata loodut ja küsida, kas kõik see, mida me võtame looduselt, kas me seda ikka päriselt vajame ja kas me sellega mitte ei käitu röövellikult. Me oleksime rohkem vastutustundlikud. Ja Franciscuse päeva tähistamine oktoobrikuus on toonud ka oktoobrikuusse sellise samuti rahvusvahelise ja ülemaailmse õiglase kaubanduse kuu tähistamise, ehk küsida ka oma tarbimise kohta. Kas see, mida ma poest ostan, ma päriselt ka vajan? Ja kas ühe või teise tarbimisotsusega, millist mõju see avaldab teisele inimesele? Kas ma ka selle kaudu mitte ei röövi kelleltki? Nendelt, kes on siis sunnitud alla oma hinna, oma töövilja müüma, lihtsalt et ära elada. Ja kui mina seda säärasel moel ostan, siis ma soodustan sellist ebaõiglust. Need küsimused tegelikult on kõik vaimuliku elu küsimused ka. Prohvet Aamos näitab seda meile selgelt. Tore, kui on vaimulikke ohvreid teil võimalik tuua. Aga lõpuks, mis päriselt loeb, on see, kuidas me oma elu elame siis, kui me ohvrialtarite äärest, pühakojast oleme välja astunud argipäeva. Kas me oleme, kristlastena küsime selle kristlase vabaduse pühapäeval, et kas me oleme vabad? Kas me oleme vabad tegema oma elus neid otsuseid, mis loodust säästaksid ja loodust toetaksid? Kas me oleme piisavalt vabad otsustamaks muuta oma harjumusi, ka tarbimisharjumusi, selleks, et teisel inimesel oleks natukene kergem? See läheb Jumalale korda, ütleb prohvet Aamose sõnum. See, kas meie elust voolab välja õigus ja õiglus ning ulatub muutma seda maailma pisut rohkem selliseks, nagu Jumal igatseb, et see maailm oleks teise inimese, kogu loodu ja iga olendi jaoks. Suunaku meid sellel teel Püha Franciscuse kord palvetatud ja kirja pandud palve. Issand, tee mind oma rahu tööriistaks. Seal, kus on vihkamine, lase mul külvata armastust. Kus on ülekohus, andestust. Kus on kahtlus, usku. Kus on lootusetus, lootust. Kus on pimedus, valgust. Ja kus on kurbus, rõõmu. Jumalik Isand, tänu sellele võin ma lohutada rohkem, kui otsida lohutust, mõista rohkem, kui otsida mõistmist, armastada rohkem, kui otsida armastust. Sest andes me võtame vastu, andestades saame andeks ja surres sünnime igavesele elule. Aamen.